Juba 18. ja 19. oktoobril toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis festival Lootusaeg. Hea televaataja ja raadiokuulaja, loodame sinu ja sinu mittekristlase sõbra, naabri, sugulase, töökaaslasega kohtuda festivalil. Tänases saates püüame koos vastata küsimusele, kuidas on hea tulla minu koguduse grupiga festivalile. Minu nimi on Liis Borissenko, olen saatejuht. Ja esimeseks külaliseks on Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop Alur Õunpuu. Tere, Alur! Tere! Alur, sul on kokkupuude 15 aastat tagasi, kuidas sa tulid koguduse grupiga festivalile. Palun jaga seda televaatajaga. Ja, tõepoolest, see eriline kogemus on mul olemas ja ütleks, et sellist kogemust ei ole mulle peale seda enam osaks saanud. Nii et kogemus oli selles mõttes eriline, et sa tulid bussiga ja ma tulin 2 päeval lausa bussiga Saaremaalt Tallinna ja see vahemaa on üsna mitu tundi ja vesteldes inimestega bussis südamest südamesse, silmast silma oli minu jaoks nagu ma alustasin ka pastorina sellel hetkel oma tegevust, oli minu jaoks nagu eriline aeg kuulata lihtsalt inimesi, jagada niimoodi oma lugusid teineteisega ja samamoodi tagasi tulles see emotsioon, mis peale teenistus seal inimesed said, nad lihtsalt jagasid, mõni nuttis, mõni naeris ja no vaata sellist kogemust sa ei saa kusagilt mujalt kui selles bussis, millega sa tuled Lootusaeg festivalile. Nii et igal juhul mina küll julgustan koguduse pastoreid, aktiivseid inimesi võtma kätte ja organiseerima just see, et me saame kõik koos tulla bussiga. Kui on mõned televaatajad, kes kahtlevad, kas ikka nagu tulla grupiga, bussiga või mitte tulla, et äkki sa aitad veel veenda neid? Ei no igal juhul, kui vähegi võimalik, siis ikka tulla grupiga ja tulla bussiga. Kui muidugi seda võimalust ei ole, ilmselgelt on võimalik tulla ju ka oma transpordiga. Aga siis ka, mina ikkagi julgustaksin näiteks, kui sa tuled autoga ja oled nii-öelda üksi, pane ikka auto täis. Mitte üksinda, jah. Sest see mõte on ikkagi ju ka see, et me võtame kedagi endaga kaasa, et tuua sellele festivali. Kedagi, kes veel ei tunne Jeesust. Vaat see on see asja nii-öelda ivaga minu meelest, miks need festivalid ju toimuvad. Et me saame tuua just neid inimesi ka, kes veel Kristust ei tunne endaga kaasa. Käes on suve lõpp, festival on sügisel. Kui on mõni kogudus või siis üksik inimene, kes ei ole veel festivalist kuulnud ja nagu midagi veel teinud, mis on sinu soovitused, et mis nüüd veel teha? Rääkida ja veel kord rääkida. Mina usun küll, et see aeg, kus me täna oleme ja see festival, mis nüüd kohe-kohe on toimumas, on üks suur õnnistus Eestimaale, mitte ainult kogudustele, aga kogu Eesti rahvale. Ja et see info leviks, siis ilmselgelt tuleb kasutada kõiki vahendeid selleks, et seda levitada Eestimaal. Nii et räägime sellest, räägime oma peres, räägime oma sõprade keskel, räägime koguduses, räägime igal pool, kuhu me läheme ja kus me oleme. Sa mainisid seda ka, et kutsuda kaasa mittekristlasi, et kuidas on parem tulla, et äkki on julgem ikka tulla, et võtan kristlasest sõbrad kaasa. Et kas ikka peab selle mõne mittekristlase ka võtma? Ikka peab, aga teised sõbrad võib ka loomulikult kaasa võtta. Aga mina küll julgustaks võtma ikkagi kaasa ka neid inimesi, kelle pärast sa oled ju palvetanud nüüd mitu kuud eelnevalt, enne kui see sündmus kätte nüüd jõuab. Et loomulikult ta on avatud ju kõigile. Aga mina isiklikult küll näen, et see on väga hea võimalus tuua just oma mittekristlasest sõber sinna festivalile. Aitäh sulle, Alur, et sa tulid ja kohtume taas. Meie saate teine külaline on Eesti Metodisti kiriku Rakvere koguduse pastor, teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Olman. Tere, Taavi! Tervist! Taavi, teie kogudus oli üks esimesi, kes broneeris sellel aastal ühise bussifestivali Lootusaeg. Ja nii see oli. Miks? No, minu jaoks isiklikult on selles eri selliseid kihte. Kõigepealt see kingitus, mida Billy Grahami evangeelne assotsiatsioon on teinud Eestimaale, on niivõrd tohutu suur, et see tuleb esiteks ära kasutada. Sest järgmise võib-olla 10-15 aasta jooksul sellist kingitust enam ei tule. Nii et see on nagu esimene vastus sellele küsimusele, miks me bussi tellisime.
teine vastus või teine kiht selles minu jaoks on see, et ma tahaksin, et meie kogudus oleks aktiviseerunud evangeeliumi jagamisse, inimeste kutsumisse ja et nad oleksid aktiivselt ise kaasas, et mitte lihtsalt nii, et kui te tahate, et siis tulge, vaid et siin on võimalused, aktiviseeruge, panustage, korraldage, kutsuge ja palvetage. Ja kolmas aspekt bussi tellimisel on see, et sellel festivalil võiks olla vaimulikku vilja, et meie sõbrad, tuttavad võiksid saada lihtviisil Rakverest Tallinna, tuleksid festivalile, oleks seal kristlastega koos juba bussis. Pärast võib-olla, nii nagu keegi ütles, et kui nad ei ole festivalil elu Jumalale andnud, et siis võib-olla annavad pärast tagasi teel koju. Nii et siin on nagu sellised eri aspektid minu jaoks olnud tõesti, et kõigepealt see võimalus tuleb maksimaalselt ära kasutada, teiseks, et koguduse inimesed oleks aktiviseerunud ja kolmandaks, et sealt võiks tulla patused, kes siis saaksid kokku Jeesusega. Kui suur on teie kogudus ja millise ambitsiooni te nagu võtsite, et koguduse liikmed korda 2 või kuidas te seda gruppi planeerisite? No, teatud mõttes on see ususamm ja ega me ei oska ka praegu täpselt ütelda või prognoosida, mis see lõpptulemus saab olema. Aga praegu sai siis arvestatud niimoodi, meil kogudus ei ole suur, meil on umbes 30 liiget, aga jumalateenistustel käib keskmiselt rohkem inimesi, kui koguduse liikmeskond on hetkel. Ja ma mõtlesin niimoodi, et kui ikkagi statistika ütleb, et kui sa ütled, et kutsuge oma sõber kaasa, siis see protsent, kes kaasa kutsuvad, see on väga väike. Aga et ma olen ka siis koguduses ütelnud juba, et oleks aeg hakata palvetama, et keda Jumal annab su südamesse, keda peaks kutsuma, sest igalühel on ju tegelikult, kellel on lapsed, kellel lastelapsed, kes vajavad Jeesust. Ja see on selline hea võimalus, et nüüd üheskoos palvetame, läheme ja usume, et see kuulutus, mis saab külvatud inimeste südametesse, et see kannab vilja. Nii et me praegu tellisime ühe bussi, loodame, et saame selle niimoodi enam-vähem siis 50-50 täis, et pool kristlasi ja pool mitte kristlasi. Kas bussis on planeeritud ka, et ühel pool istuvad kristlased ja teisel pool mitte kristlased? Seda ei ole planeeritud. Ei ole planeeritud. Mis on üldse sinu ootused festivalile Lootusaeg? Mul on tekkinud väga kõrge usaldus selle organisatsiooni vastu. Käisin nende Billy Grahami keskuses Põhja-Karoliinas 97. aastal ja ma näen seda, et nad mitte ainult ei panusta evangeeliumi kuulutamisse, vaid ka tohutult panustavad järeltöö tegemisse koguduste kaudu. Et siis minu ootus on, et meie oma kogudus aktiviseerub. Uued kristlased, kes on ühinenud kogudusega, võiksid maksimaalselt panustada. Et ka see busside organiseerimine meie poolt, ma olen andnud nii-öelda oma õlgadelt teise peale, et nad tunneksid, et nad on kaasas. Ja viimaseks on see, et mitmed inimesed, kelle pärast me palvetame, võiksid sellel festivalil oma elud pühendada Jeesusele ja et nende igavikuline väljavaade võiks muutuda. Nii et need on lühidalt kokkuvõttes minu ootused sellele festivalile. Aitäh sulle, Taavi, et sa saatesse tulid. Kohtume taas. Ja meie selle saate viimane külaline on festivali nõukogu liige, Kohila Baptisti koguduse pastor, kirikute nõukogu asepresident Erki Tamm. Tere, Erki! Tere, Liisa! Erki, me oleme sinuga nendes saadetes kohtunud juba mitmel korral, aga nüüd on mul sulle konkreetne küsimus. Varsti on festival. Kuidas iga Eestimaa kogudus festivalile oma grupiga tulla saab? Jah, see on oluline küsimus selleks, et kogudus võiks olla kindel, et tal on kohad seal koha peal. Selleks pastor kõigepealt pakub välja ühe numbri ja võetakse ühendust meie kontoriga, et meie kogudusest tuleb 40 inimest. Ja selle numbri ta võib saada koguduse liikmetega rääkides ja koguduse liikmed ütlevad, jah, minul tuleb üks sõber, minul tuleb 2 sõpra. Ja 2 nädalat ennem festivali algust on siis viimane aeg, kui öelda, et kas siis see väheneb või loodetavasti tegelikult tuleb 80. Ja siit meie siis need kohad broneerime, et kogudus saaks koos istuda, et koguduse liikmed saaksid oma ka mittekristlastes sõpradega kõrvuti istuda ja ei juhtuks seda, et ei leia kohta. Ma just tahtsingi küsida, et miks tulla grupiga ja miks üldse broneerida ette, et ma võin ju niisama astuda Tondiraba jääalli uksest sisse.
no eelkõige selleks, et me oskaksime see 7000 ja rohkem kohta broneerida nendele tulijatele, et nad tõesti saaksid oma kohad ja ei oleks ebameeldivat üllatust, et kohti ei jätku. Aga see on ka meeldiv üllatus teistpidi, aga tänavalt võib tulla ka kahtlemata neid inimesi, kes eelmisel õhtul näevad reklaami televisioonis või raadios, kuulevad ja ei ole kogudusega seotud, siis eelkõige mõeldes neile jätame need kohad. Kes selle kõige eest maksab? Billy Grahami Evangeelne Assotsiatsioon, keda toetavad tavalised kristlased annetustega, maksab selle festivali eest ja ka nende juba räägitud busside eest, mis siis kaugemalt väljaspoolt Tallinnat inimesi siia toovad. Kui ma tahan tulla kogudusega 2 päeval, loodetavasti siis mõlemil päeval on loomulikult erinevad mittekristlased kaasas, aga kas ma siis pean 2 korda broneerima või 1 korra, et kuidas sellega on? Ja hea on ikkagi broneerida mõlemaks õhtuks. Ja kes meiega kaasa tulevad, ega me seda ei oska ette päris öelda ju. Et aga võib-olla esimene õhtu just nimelt on selline soojendav õhtu, ka need, kellega me tuleme, minu sõpruskond ja ütlevad, et kuule, see oli päris hea, et ma tahaksin veel kord seda kuulda ja järsku saab minust ka asja. Ja et võib tulla mõlemal õhtul, aga registreerima peaks siis ka eraldi. Milline võiks olla koguduse grupi kooslus, et kui pastor või siis koordinaator, kes pastorit aitab, selle asjaga tegeleb, et nagu kuidas seda planeerida? Ma arvan, et eelkõige küsides oma koguduse liikmete käest ja julgustades neid, et mõelge ja rääkige oma sõpradega, kelle eest te olete ju palvetanud kuid juba. Ja või pereliikmed, kes ei ole veel usklikud inimesed, aga sellisesse kohta ma julgen kutsuda ja tõenäoliselt nad tahaksid tulla, siis innusta inimesi seda tegema, aga siis ka teada andma, et kui mitmekesi nad on valmis tulema meie koguduse grupi koosseisus, et me saaksime koos istuda. Aga kuidas on sinu soovitus, et kas see mittekristlaste ja kristlaste suhe, nagu, et paneme näiteks selle koguduse nii-öelda broneeritud kohad siis oma liikmetele täis ja äkki tuleb 30-1 mittekristlane ka või no, ma nagu rihin seda, et ma õiget vastust veel ei kuulnud nii-öelda. Eks mõeldud on eelkõige, et 50-50, et see on õige vastus. Aga parem, kui mul oleks 2 sõpra, keda kaasa kutsuda. See on hea mõte. Kui saadet vaatab nüüd keegi, kes, ma ei tea, kas üksikisikuna või kogudusena, et nad ei ole midagi veel teinud, käes on augustikuu, oktoobris on festival, mis on sinu soovitus, mida nüüd teha veel jõuab või peab? Jõuab päris palju teha. Kõigepealt ennast kurssi viia ja meil koduleht võib helistada, küsida, jõuab veel isegi ka kristliku elu ja tunnistuse kursusel osaleda kuskil, kus neid veel korraldatakse ja eelkõige ka registreerida oma grupp, koguduse grupp, et seda jõuab ka veel teha. Aitäh sulle, Erki, et sa tulid saatesse, loodame kohtuda taas. Rõõmuga. Lõpetuseks. Nagu Erki ka ütles, siis veel on toimumas üle Eesti kristliku elu ja tunnistuse kursusi. Noored, 30. augustil on toimumas noorte evangeelne õhtu kultuurikatlas. Taaskord vaata infot meie kodulehelt lootusaeg.com. Nagu tänases saates kuulsid, siis on oluline just nüüd broneerida grupp. Ka selleks vaata infot meie kodulehelt või sealt näed ka kontakte ja helista meile. 21. septembril kutsume üles kogudusi üle Eesti osalema. Mina olen nagu Andreas pühapäeval. See on päev, kus me tahame kõik ühiselt palvetada oma mittekristlaste sõprade eest ja veel luua nendega sõprust, kutsuda neid kirikusse ja festivalile. Palveta koguduste eest, festivali korralduse eest ja kogu Eestimaa eest. Täname, et sa meid vaatasid ja kuulasid.